Et Swedbanki uuringust tuli välja selline number, et spetsialistide vajadus mööblitööstuses, et 50% ettevõtjaid ütles, et nad vajavad valdkonna ja eriala oskustöölisi ja 58% vajab masinaoperaatoreid. Et kust neid siis ikkagi leida ja mis koolitusi vaja on, et sellele püüamegi siin nüüd väga konkreetse näite najal jälile jõuda. Et kõigepealt ma annan sõna Jörgen Dobrisele, kes on tsentripoolne koolitaja, ütleme niimoodi. Ja räägi, tsentris käib praegu, just kestab, eks ju, üks põnev koolitus, ava selle tagamaid natuke. Jah, see sai alguse siis augusti alguses, kui see koolitus käima läks, aga tegelikult ideid või mõtteid hakkasime mõrgutama juba Keiduga eelmise aasta lõpust ja selle aasta algusest. Et aega ta võttis, aga hetkel ta käib ja meil on siis 3 töötajat Vermost, kes on siis konkreetselt 2 pingi peal, on siis formaat saakpink ja mitmespindiline puurpink ja on 50 tundi, akadeemilist tundi, väljaõpe, ehk siis pinkide häälestamine, jooniste lugemine, vigade tekkimine, vigade tekke põhjuste likvideerimine. Nii et põhimõtteliselt selline 2 korda nädalas, 4 tundi, trillime. Keit Purga Vermost. Et maailm on koolitusi täis, kõrval on Võrumaa kutsehariduskeskus, igasuguseid koolitusi pakutakse, et miks just sellist koolitust vaja oli? Tere! Ja vastus on väga lihtne. Tegelikult need 3 operaatorit on väga pädevad operaatorid oma seadme taga. See tähendab seda, et üks on siis kandimasina operaator, üks on nelikanttöövli operaator ja üks on puurimiskeskuse operaator. Ja nad on oma seadmete taga, nagu öeldakse siis, printsessid. See tähendab seda, et nad oskavad oma seadet põhjalikult läbi lõhki, kuid need seadmed on ka kapriissed. Ja juhtub tihti peale seda, et kas siis seade on näiteks pikalt rivist maas, või siis pole selleks hetkeks lihtsalt tootepõhiselt sellele seadmene tööd. Ja nüüd on nagu küsimus, et mis edasi. Ja selleks, kuna me juurutame aastast 2018 juba ka liinjuhtimist, siis näeb ka liinjuhtimine välja nii-öelda ette seda, et ei peaks selleks siis hakkama otsima eraldi puidupingi operaatoreid või nii-öelda vastava seadme operaatorit, vaid see sama nii-öelda operaator, kes on selle ühe seadme taga, küll pädev, kõike muud, aga kui talle tööd ei ole, siis ta saaks paralleelselt ümber häälestada ennast nii-öelda teise seadme peale. Ja tegema nii-öelda küll lihtsamaid protsesse, aga nende lihtsamate protsesside tegemisel siis just see sama häälestusaeg on see, mis on kõige suurem efektiivsuse nii-öelda pidur. Ja et see häälestusaeg lüheneks, siis peabki nii-öelda seda operaatorit koolitama. Nüüd küsimus oli, et miks me mujalt või miks me mujalt seda koolitust ei võtnud, siis tegelikult Center on kompetentsikeskus. Ma ei saa aru, kuidas veel seda tõlkida, ehk siis see on kompetentsi tõstmise keskus. Kelle poole ma veel peaksin pöörduma, et kas ma saadan, jah, me mõtlesime ka selle peale, et kutsehariduskeskus pakub võimalust töökohapõhist distleri kursust. Aga juba ajalises mahus on see tegelikult ebaefektiivne selle operaatori jaoks, kes on tegelikult rakendatud 99% oma seadme taha. Nüüd see sama 1% ongi see, kus nii-öelda öelda, et kuule, et mine nüüd õppi aasta aega distleriks on ja siis sa oskad ka nende teiste seadmete taga opereerida. No see ei ole väga efektiivne lihtsalt. Ja see ongi nagu põhjendus, et me alustasime tegelikult Töötukassa või tegelikult Raul ja Ene alustasid siin ühte suuremat projekti, kus ka kaasasime nii-öelda töötuid sinna sisse, millega Jörgen nii-öelda läbi viis.
aga see ei olnud väga nagu meie ettevõtte nii-öelda spetsiifikale nagu just keskendunud. Ja sellepärast me läksimegi natukene süvitsi selleks, et seda trillimist tõsta, et see häälestuskindlus oleks. Vot, vastus. Jah, et ma saan aru, et tuli juba see jutust ka välja, et kaasasite Töötukassa, et Ene, et kuidas Töötukassa saab aidata ettevõtet? Kas ta aitab rahaliselt, kas ta aitab moraalselt, kas ta aitab teadmistega? Et räägi võib-olla lahti natuke seda. Tere ka minu poolt. Töötukassas kassat ei ole, et raha me kuskilt kellelegi ei anna. Aga see, nagu juba Keit siin viitas, et juba eelmisel aastal hakati üheskoos arutama, et kuidas nagu töötuid siis eelkõige siis tööturule ette valmistada ja see jutt, millest juba Keit rääkis, oli siis puidupingi koolitus, aga see oli töötutele. Teate, sinna huvi oli. Võrumaal on umbes 1100 töötut klientidena ja sinna koolitusele me siis suunasime alguses 8 või 9. Ja välja arvutud üks mees, kes koroona tõttu ei saanud hetkel lõpetada, siis teised kõik lõpetasid. Aga tänane situatsioon on see, et kui paljud neist meestest töötab teie juures töökodades? 0. Ei, üks töötab. Vabandust, 1. Et hetkel 0, aga mine tea, et olukord muutub, võib-olla läheb neid juurde. Aga kuidas Töötukassa saab ettevõtjaid toetada? Me saame toetada koolitamisel. On tööandjale siis koolitustoetus ja on koolituskaart töötavatele inimestele. Teie ise tööandjatena enda ettevõttes saate enda inimesi koolitada. Kuidas seda täpsemalt teha? Et mina soovitan alati, kui teil tekib juba esimene idee, et teil on vajadus koolitada enda inimesi, siis tulge kaasake meie tööandjate konsultandid. Siin lauas on minu kolleeg Gea Meriste ja meie Valga kolleeg Pille Mumm. Et kaasake kohe esmastesse aruteludesse tööandjate konsultandid, kes vajadusel kaasavad juba ka karjäärinõustajad, sest koolituskaardiga koolitusele inimeste suunamine käib ainult läbi siis karjäärinõustaja. Ja selline protsesside läbimine on vajalik siis selleks, et oleks teada, et kas need koolitatavad valdkonnad või koolitused, kuhu te inimesi tahate suunata, kas need on toetatavad. Et peab ikkagi ütlema, et meil on omad koolitused, omad valdkonnad ja need valdkonnad, mida me toetame, peavad kuuluma OSKA valdkondadesse. OSKA valdkonna uuringuid on siin läbi Tsentri, kooli ja puiduklastri ju teile tutvustatud korduvalt, nii et need tingimustele vastavused tehakse siis üheskoos läbi. Ja moraalne tugi ka. Mööblivaldkond läheb sinna väga alla ja puiduvaldkond ka, nii et... Just, puitmööbel, töötlev tööstus on kindlasti nagu see valdkond, mis sinna alla läheb. Ja nii nagu, kui ma siin poole pealt sisse tulin, et mulle väga meeldis see Leon ettekanne, et seal mainiti seda, et koolitage enda inimesi, et see on tuleviku võti, kasutage neid võimalusi nii palju, kui vähegi võimalik on. Keit, mis pidi tegema Vermo selleks, et seda koolitust Töötukassast toetatud saada? Jah, alustasin ma ikkagi Geast, ehk siis muidugi ma esimese paanika pöördan kohe nii-öelda tööandja konsultandi poole ja see idee nii-öelda tema lauale nagu jõudis. Ja see suunamine ja tugi on nagu väga hea. Aga võtad lahti portaali, Töötukassa nii-öelda see siseveeb, võtad ette koolitused, koolitustoetuste taotlus, võtad lahti ka selle OSKA, ehk siis vaatad, millise valdkonnaga kõik see haakub, kas haakub. Ja siis, kuna mina nagu teadsin, et ma tahan seda asja nagu läbi Tsentri teha, siis kõpp ka kohe Jörgeni juurde ja räägin oma mure nii-öelda talle ära. See, et nii-öelda Jörgen samuti nagu teadvustab seda, et jah, kõik on nagu õige, siis see ei piirdu ainult sellega, et me peame siiski nii-öelda ka tööjuhilt saama nii-öelda konkreetselt, kelle operaatorid on, et milline see kompetents ja milline see OSKAga nii-öelda haakuv teema on. Aga nüüd edasi sealt, siis kuna selleks ei olnud eraldi õppekava, siis see õppekava oli vaja luua.
tegelikult kõik on juba olemas, et selleks ei olnud nagu väga suurt nii-öelda survet vaja, et milline see õppekava nüüd tuleb, on ju. Meil oli ajakava, ajaplaan, meil oli nii-öelda need oskused ja meil olid need seadmed, mida me tahame õpetada. Just kui kõik on hästi. Ja siis natukene ämbred hakkas kolisema. Ämbred hakkas kolisema sellega, et mõisted, kuidas me üksteisest aru saame. Ja esimene asi on hinnapakkumine. Ehk siis minule endale tekitas see nagu lühise selles mõttes, et mul on koostööpartner konkreetselt kutsehariduskeskus või tsenter või ka töötukassa ise on. Ja miks ma peaksin minema veel küsima hinnapakkumist väljaspoolt maakonda, naabermaakonnast või üldse kuskilt teiselt poolt Eesti nurgast, näiteks Haapsalu kutsehariduskeskusest, on ju. Ei saanud aru, aga okei. Siis õnneks piirdusime ikkagi nii-öelda kooli enda hinnapakkumisega, ma ei pidanud neid lõpuni nagu valmis tegema. Aga sellegi poolest, et see niisugune sõnastusest aru saamine, see kindlasti on nagu niisugune kerge stress, et ei midagi traagilist, aga siiski täiesti eksisteeriv. Nii, ja tegelikult puidupingiga nüüd järgmine case oligi see, et tuli küsimus siis koolitus nii-öelda, kuidas ta on konsultant või koolituste toetuse konsultandilt. Ehk siis, et miks te teete seda? Meie siin praegult kõik oleme kuulnud, et liin ja efektiivsem tootmine ja kõik see. Ja siis mul nagu läks nagu täitsa silmest nagu hetkeks mustaks, et me just tahame oskaga, mida ju iseenesest ju tuututame söögi alla, söögi peale, et tõsta selle kompetentsi, tõsta oskusi, olla efektiivsemad, toota vähem ebakvaliteetset nii-öelda toodangut. Ja siis küsitakse mu käest, miks te teete seda? Siis oli seal ka seletamist. Ehk siis see seletamine sai seletatud, aga see kõik on aeg, mitu meilivahetus, telefonikõned, kõik justkui tundub jälle ilus. Ja siis viimaseks nagu selliseks komistuseks oli jällegi see, et aga nad ju oskavad puidupingi seadmetel töötada. Nad ju töötavad nendel puidupingi seadmetel, et miks te just neid inimesi tahate kasutada. Ja siis jälle, et ta oskab, ta töötleb väga keerulise seadme ja kõik see. Aga tegelikult ma ütlen nagu kokkuvõttes on see, et midagi ei tulegi nipsust ja ega peabki tegelikult kõik puust ja punaselt ette seletama ja peadki olema valmis selleks, et kes siin ka laua taga istujad on, et kui te soovite nagu mingit taotlust asju tegema, siis peate endale hästi selgeks tegema, miks te tahate ja kui teil need vastused olemas on, siis tegelikult mitte mingit stressi ei olegi lõppkokkuvõttes. Ma annan enne sulle ka kohe sõna, aga ma küsin enne Jörgeni käest, et kui tuleb jälle järgmine ettevõte, tahab näiteks puidupingi operaatorit või keda iganes koolitada, et sa pead iga kord õppekava tegema või keegi tsentrist? Nojah, kuna me oleme kooli osa, siis tegelikult see õppekava on nagu selline must be, jah? Aga ütleme niimoodi, et ega enne ma seda õppekavaga ei teinud niimoodi, et Keit ütles, et saag ja puur ja et ma siis panen sinna midagi sellist, olen ise nagu töötanud ja siis tean, et tegelikult see oli ikkagi sisend tuli ettevõttest meistritega rääkimine, mida nad nõuavad, mida nad soovivad, et ma ei saa rääkida ainult, et ma, et puuri, et ma ikkagi võtsin puhtalt ettevõtte tootespetsiifika, sain joonised ja selle peale siis kohandan selle õppekava. Et päris nii ei ole, et ma nüüd koolitan 3 töötajat välja, need lähevad Vermosse tagasi, ütlevad, ei, stop, Keit, me teeme nüüd niimoodi, sest Tobris rääkis nii. Et päris nii ei ole, et ikkagi ettevõtte spetsiifiliselt. Et iga kord, kui keegi pöördub, pead sa uue õppekava tegema vastavalt selle ettevõtte profiilile, seadmetele, on nii või? Põhimõtteliselt jah, et kuna me oleme kooli asutus, siis kes kool peab ka näitama mingit mõttes ja aga kui mul on Vermo põhi olemas, siis kustutan ettevõtte nime ära ja
ja panen uue allkirja alla ja nii läheb. Päris nii ei ole tegelikult. Selge, aga Ene, tahtsid sa natuke seda Keidi eelmist juttu kommenteerida, et ta tõi küll välja natukene, ütleme, et nagu see oleks nagu paha, et niisuguse asju küsitakse, aga kõik, kes me elame projektimaailmas, tegelikult need on ju sellised väga tavapärased küsimused, millega ettevõtja ei puutu kokku tegelikult igapäevaselt. No just, ja ma ütlen, et iga koolituse aluseks on õppekava. Töötukassa jagab ikkagi laiali avaliku raha, sinu, minu ja tema raha. Nii et need küsimused, mis Vermo näite puhul ka esitati ja küsiti, et ma hiljem vaatasin seda avaldust, et need on õigustatud küsimused olnud. Ma saan aru, et see tekitab stressi vahepeal ja kui on aega tõesti nagu kriitiline ka, et koolitus algab juba järgmine nädal, siis võibki minna seal vahepeal nagu tuliseks ja telefoni teel või kirjade teel pommitamiseks. Aga ma saan ka aru, et sina oled ju personalijuht, et sa ei ole võib-olla nagu projektikirjutaja, et teinekord seal projektikirjutajal on natukene rohkem pühendumist ja oskust nagu kirjutada projektikeelde mõningaid asju. Et vaat see on nagu see nõupidamise koht, et läheksid asjad libedamalt. Ma igaks juhuks ütlen ära, et see koolitustoetus tööandjale, see toetuse esitamine peab olema tööandja poolt vahetult koolitusele eelneval päeval esitatud. Aga kui see on ka esitatud ja sealt tekib jälle täiendavaid küsimusi, siis see võib veel venida edasi. Nii et see on nagu üks põhjus, miks ma ütlen alati, et kui selline plaan on olemas ja plaan on kasutada välispoolt tuge ja raha, et siis varakult hakata sellega tegelema. Ja järgmine toetus, see läheb juba lihtsamalt. Küsimus Keidile, et kas sa oleksid teinud selle koolituse, kas Vermo oleks teinud ka ilma Töötukassa abita? Tegelikult on nii, et see ei ole nii-öelda ainus koolitus. Me paralleelselt tegelikult taotlesime ka ühte teist koolitust, mis on seotud just meie nii-öelda ERBi juurutamisega ja IKT nii-öelda justkui teadmiste tõstmisega töötajate hulgas. Sellega oli ka sellised eraldi huvitavaid kogemusi, aga see selleks. Aga muidugi, ehk siis kui saab nüüd see puidupingi operaatori nii-öelda koolitus läbi, siis juba 2. septembril istume Jörgeniga maha ja alustame järgmist nii-öelda koolitust, selles mõttes, et selle planeerimist, ettevalmistust ja kindlasti kaasame sinna ka Töötukassa ja see on nagu konkreetselt jällegi väga selline töötaja kompetentsi tõstmine pluss siis meie tootmise nii-öelda efektiivsuse julgeks öelda, või tahaks vähemalt loota efektiivsuse olulisel määral nagu kasvatamine. Ja juba sealt on ka nii-öelda ettevalmistus planeerimises ka juba järgmine etapp, et ka minna edasi ikkagi, ma arvan, et siin puidutöötlejad teavad niisugust suurepärast nime nagu CNC, ja nende operaatorid ja koolitamised kui ka nende oskused, kui ka nende häälestamised. Ehk siis me kogu aeg viskame seda palli nii-öelda õppeasutustele, et sealt ei tule nagu justkui midagi või et tuleb see operaator, ta alles vaatab üldse, mis asi tootmine on ja kõike muud. Aga läheme siis nagu natukene spetsiifilisemaks, et täpselt nii nagu selle puidupingi operaatoriga võtame selle oma seadme ette, võtame sinna õppejõu peale ja õpetame siis selle seadme nagu selgeks. Ene, et ma tean, et siin on viimastel aegadel ka teised puidu- ja mööblivaldkonna ettevõtted saanud Töötukassa sarnaseid toetusi, siin näiteks ERBi juurutades töötajate väljaõpet. Kas sa saad tuua mingeid konkreetseid näiteid, et siis ettevõttetel ka võib-olla haakuks kohe, et mida ise saaks teha? Ma nimeliselt välja ei tohi tuua. Aga nii palju võin öelda, et käesoleva aasta jooksul on juba Eestis üle 1200 ettevõtja toetust saanud. Unikaalseid töötajaid siis umbes sama palju koolitust läbinud. Võrumaale on tulnud 7 tööandja koolitustoetust, Valgamaale oli 2 ja Põlvamaal 0 vist hetkel või jah, vastupidi, et Põlvas 2 ja Valgas hetkel ei ole. Nii et töötlev tööstus on kindlasti nagu suure osakaaluga olnud, et sinna ikkagi neid toetusi on läinud ja tõesti nagu
erinevatel põhjustel, et küll siin on mingid digitehnoloogiaid arendatud, juurutatud uusi andmebaase, küll on võetud muudatustest lähtuvalt, siis on vaja mingisuguseid uusi protsesse juurutada. Ja digitaalsus on ju ja eesti keel ka võib-olla, et mis täna hakkab siin võib-olla kuidagi rolli mängima natukene rohkem. Ja. Aga ma lihtsalt veel mainin ära, et see tööandjate toetus on tõesti nagu hüppeliselt kasvanud. Et võib-olla need olukorrad siin, mis nüüd Ukraina kriis ja koroona on toonud, siis ei ole mõjutanud seda, et ettevõtjad ei oleks mõelnud oma töötajate peale, et töötajaid on arendatud ja see on nagu kasvutrendis kogu aeg. Sa rääkisid siin Ukraina tööjõust, et Jörgenile küsimus, et kas Center on võimeline tegema vene, inglisekeelseid koolitusi? Aga kotsust, no. Et selles mõttes jah, meil on see teema on ka laual ja ütleme niimoodi, et vene keeles erialast koolitust teha on meie majast raske praegu. Et meie majas seda pädevust ei ole. Inglise keelega ei tegi probleeme. Materjali liigub ju mööda internetti ja õpikute näol on olemas. Et me oleme ka siin tegelikult teiste, Rootsis käisime, et isegi selline plaan, et hakkame nii-öelda omavahel jagama siis õppematerjale nii-öelda vastastikku. Et seda saaks kasutada. Vene keelega on see, aga ma arvan, et selline leiab ka lahenduse, et kas või tõlgi näol või ütleb baasasjad nagu ära rääkida selgeks. Ma ei usu, et sellega nagu nii midagi keerulist on, et saab ju teha mingit videomaterjale ja audiot ja kõik sinna juurde kuulub. Keit, tahad sa veel midagi oma kogemustest jagada, midagi veel öelda teistele, mingit head nippi, et kuidas peaks, kui tahaks koolitusi? Tegelikult on nagu asi selles mõttes väga lihtne, et suhtle. Ära jää sinna oma meili sisse ja siis, ma ei tea, kuskilt interneedusest või Google'ist nii-öelda vastuseid otsides, vaid võta see sama meil kaasa, kõpp jookse kas või kea juurde ja nagu küsi otse. Ja teine asi on nagu see, et ka tegelikult see sama koolitustoetuste konsultant nii-öelda, ta päriselt ka nagu suudab nagu aru saada ja toetada, mida sa lõppkokkuvõttes tegelikult tahad teha. Ja keegi ei ole tegelikult sõrgadega vastu, et siiamaani on kõik koolitused rahuldatud, kõik on nagu täiesti okei suhtlusega, me tänase päevani võime vabalt üksteisega suurepäraselt suhelda, keegi mingit viha ei pea ja see ongi nagu kõige olulisem, et dialoog, ära istu üksinda, saad esimese tagasilöögi, no siis mine kõrvalt või mine küsi uuesti otse. Aga enne see puidupingi operaatori baaskoolitus, mis oli ühe korra, kas on plaanis seda sügisel uuesti teha? Nii me rääkisime jah, et juba sellepärast, et võib-olla seda valmisolekut tekitada, aga eks see muutunud olukord, et majanduses see paneb meid ka mõtlema, et me tühja kedagi ei koolita. Kui teie tööandjad nüüd ütlete, et kuulge, et valmistage ette meid sellise profiiliga inimesi, siis me pigem oleme nagu valmis minema ka jälle Centris rääkima läbi, millised on tööandjate ootused ja Jürgen teeb siis õppekava. Jah. Nii et muidugi me oleme valmis, et me ju ise nimetame ennast siin Võrumaal, Valgamaal, Põlvamaal, Kagu-Eestis puidupiirkonnaks. Ja kui meil siin nagu puidumehed ja mööbli ettevõtjad, kes te siin olete, et kui te kurdate, et tööjõudu on vähe ja spetsiifilist tööjõudu on jube raske leida, et see ongi meie ülesanne. Tulge andke meile sellest teada. Me oleme väga tänulikud igasuguse info eest. Ma võin lihtsalt lisada, et mul on 3 nädalat, olen nüüd Vermo siis 3 töötajat koolitanud ja mis ma nagu märganud olen, on see juba, et nad tulevad, nad on enne aega kohal, nad ei taha eriti pausi teha mul, ja mis on nagu see positiivne, et nad ütlevad, et sellest töökultuurist korraks välja käia, oma masinsaalist või pingi tagant tulla, rääkida ja ütleme siis võib-olla laetud energiaga või uute teadmistega tagasi minna,
ja siis juba peale esimest päeva vist oli niimoodi, et ma lähen küsin meistri käest, et kas ta seda teab ja miks meil puur nii on ja miks meil nii on ja ühesõnaga, see juba see paneb juba selle masinsaali juba mõnusalt kihama, et ja ta tulebki tagasi vastusega, põhimõtteliselt nagu kodutöö oleks antud, on ju. Et see töötaja äratoomine korraks siia, siia 7 kilomeetrit korraks kõrvale, et ei, ma arvan ka, et on see. Kuigi meil oli mõte, et me võib-olla teeme mingi osaga masin, ütleme ettevõttes koha peal, aga seal on jälle natukene sellist planeerimist rohkem, et. Küsin vahepeal, kas on saalist tulnud küsimusi kellelegi siit või kommentaari? Tule võta palun mikrofoni ja kommenteeri. Gea Meriste. Nii, aitäh sissejuhatuse eest ka. Tõesti, Gea, mina ja Võrumaa tööandjate konsultant ja mis ma tahaksin tegelikult omalt poolt öelda, oleks see, et nagu ka Ene juba mainis, et see on meie kõigi raha, aga siiski, kui teie ettevõttes on tänases olukorras mingisugunegi muutus või muudatus, kas see on keelekoolitus, on see uue tehnoloogia kasutuselevõtt või siis IKT koolitus, tulge julgesti pöörduge, et see muutus peab olema kindlasti välistest teguritest tulenev. Et võib-olla see sõnum ka, et nüüd ettevõtja jaoks on ka muutus see, kui tema üks töötajatest võib-olla hakkab tööle teisel ametikohal samas ettevõttes, aga koolitustoetus tööandjale me siiski saame toetada sellisel juhul, kui see on välistest teguritest tulenev. Ja võib-olla ka seda, et me päris nüanssidesse ei laskunud, aga et ikkagi natuke summadest ka, et iga töötaja puhul siis on võimalik, iga töötaja eest on võimalik küsida siis kuni 2500 eurot. See on päris märkimisväärne summa. Ja üks asi veel ikkagi siiski. Kuna see hüppeline kasv on toimunud tänu sellele, et meil mõni aasta tagasi, täpsemalt eelmise aasta algusest, Pille, täpsusta, kui ma eksin, toimusid ka sellel teenusel väikesed muudatused, ehk siis tingimusi on alati võimalik ka lihtsustada, paremaks muuta. Teie ettepanekud on üli olulised, sest et täna tõepoolest on veel mõni tingimus ehk selline tööandja jaoks, mis on natukene võib-olla selline käega mitte nii katsutav, aga tehke julgesti meile ka ettepanek, mis see muudatus võiks olla ka tingimustes, et me tegelikult siis üheskoos saame ka sellele tähelepanu pöörata ja ka omamoodi muutuse ellu viia. Aitäh minu poolt. Aitäh, et Keit tegi siin ühe ettepaneku, et bürokraatiat vähemaks. Aga on kellelgi veel panelistidest lisada midagi, kommenteerida, täiendada? Et kui ei ole, siis aitäh, et kuulasite. Jah, tahtsid veel öelda? Ja. Ma tegelikult ütlen ka, et Vermo näide lihtsalt on võib-olla selles mõttes täna ka siin lava peal teile näha ja kuulda, et me oleme tõesti nagu tihedalt koostööd teinud ja mitte ainult selle koolitustoetuse osas, vaid ka kõik võimalikest teistes teenustes. Nagu te teate, Töötukassal on peaaegu 60 erinevat teenust, palgatoetust 7 erineval moel, alates noore inimese tööle võtmisest kuni sealt edasi. Nii et ma väga soovitan teil, minge vaadake Töötukassa kodulehte, logige sinna sisse, kui te panete tööpakkumisi ülesse, ise või keegi teie siis kolleegidest, et andke talle need õigused ja te saate näha, mida e-Töötukassa pakub. Et seda on päris palju ja julgelt kutsun kõiki teenuseid kasutama. Ja, aitäh teile. Aitäh. Aitäh.